Tere Euroopa Parlamendist. Strasbourgist on kõiki rõõm tervitada siin mõned päevad enne jõule. On kolmapäeva õhtupoolik kell 4 kohaliku aja järgi. Eestis on kell juba 5 ja nagu ma uudist lugesin, et siis Eestis on tulemas suur lumetorm ja jäävihm hakkab sadama. Siin Strasbourgis on muidugi ilm natukene võib-olla kevadisem ja parem. Umbes võib-olla isegi +10 ja päike paistab. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid kuna tegemist on selle aasta kõige viimase nädala ülevaatega Euroopa Parlamendist, siis need täiskogu istungid Strasbourgis on olnud sellised pooleldi juba jõulumeeleolus, et on olnud ka tõsiseid debatte, hääletusi loomulikult, aga selline kõrvaltegevus on juba selline jõuluootuses, et kohe saab aasta läbi ja minnakse 8 nädalaks totaalsele pausile. Täna on kolmapäev, kuid eile ehk teisipäeva hommikul oli Euroopa Parlamendis esinemas Euroopa Komisjoni poolt ka siis Kaja Kallas ehk Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, teemaks olukord Süürias. Ainsa eestlasena võtsin mina seal sõna, kuna teine eestlane saab väga hästi aru eesti keeles, siis ma tegin oma selle sõnavõttu eesti keeles. See on järele vaadatav, kuulatav, nähtav sotsiaalmeediast, YouTube'is, kodulehel jaakmadissa.ee loomulikult, kuid lühidalt öeldes minu sõnum oli see, et ilmselgelt on meil ju hea meel, et Assadi režiim on kukkunud, kuid me ei saa kuidagi kindlad olla, et see uus režiim oleks siis kuidagi parem või ta isegi võib olla veel palju hullem, kuna tegemist on islami äärmuslastega, ühe haruga Al-Qaidast. Ja kui me räägime sõnades, ehk Euroopa Komisjon räägib, väga palju vasakpoolseid parlamendiliikmed räägivad, Kaja Kallas räägib, et me peame toetama Süüria arengut demokraatia teele, inimõiguste kaitsmist, mitmeparteisüsteemi ja nii edasi, siis kuidas see päris elus välja näeb. Et sõnad ei maksa midagi. Neid on kerge loopida ja neid tehakse siin parlamendis väga-väga palju. Ükskõik mis teemadel. Kuid mida me teeme siis päriselt, kui see uus islami äärmuslaste rühmitus hakkab tapma näiteks kristlasi. Ja neid on seal ikkagi päris hulgi Süürias. Et kui hakatakse massimõrvama kristlasi, sellepärast, et nad on kristlased. Või mis juhtub siis, kui see läheb suuremaks madinaks jälle islami äärmuslaste tõttu, siis kui näiteks 1 miljon inimest hakkab liikuma välja, näiteks läbi Türgi, siis mida me teeme? Kas me kaitseme rohkem välispiire, laseme nad kõik sisse, hakkame suruma pagulaskvoote peale riikidele, et mis on see reaalne plaan nagu A, B, C, D, et mida me teeme? Mida me teeme siis, kui 100 000 lähevad küll Türki ja nii nagu oli 2016 aasta, Türgi hakkas Euroopa Liidult välja pressima raha ja lõpuks Euroopa Liit maksis 6 miljardit eurot selle nimel, et Türgi hoiaks oma piiri kinni ja laseks inimestel tulla üle Egeuse mere Kreekasse, kus nad siis rändavad edasi Saksamaale, Rootsi, Poola, Eestisse, kus iganes. Või kui need inimesed hakkavad Euroopasse rändama läbi Venemaa, kes ilmselgelt on seda varem teinud ja teeks ka kindlasti uuesti, et kasutada neid migrante ja pagulasi hübriidsõja elemendina, et survestada näiteks Poola piiri, Leedu piiri, Soome piiri, seda on varem teinud, aga mis juhtub siis, kui see surve tuleb Eesti piirile? Ja siin on küsimus muidugi Eesti valitsusele, et mis on teie plaan, et kui Eesti satub hübriidrünnaku ohvriks Venemaa tegevuse tõttu, kes kasutab inimesi relvana ja üritab survestada meie piirile peale neid. Et mis on need plaanid? Ja loomulikult Kaja Kallase käest me neid plaane ei kuulnud. Ehk et ilusad jutud on küll kenad, et me toetame, arendame ja kõike muud, mida me teeme, aga see, et mis on meie tegevuskava juhul, kui kõik ei lähe nii ilusti, nagu praegu räägitakse, siis neid plaane kahjuks ei ole. Seejärel olid meil hääletused, hääletustel suurt midagi väga tähtsat ei olnud. Lisaks oli hääletusel ka Euroopa ombudsmani valimine. Ombudsman on siis selline tore ametikoht, kus inimene peab valvama, et kas Euroopa Liidus asju aetakse korrektselt, kas ametiasutused töötavad korralikult, kas inimeste muresid kuulatakse ära. Kandidaate oli vist kokku 7, üks neist oli ka Eesti riigikohtunik Julia Lafranc, kes kandideeris teistkordselt ombudsmaniks. Kahjuks ta ei saanud selleks, vaid valituks osutus lõpuks üks Portugali jurist, kes iseenesest tundub täiesti nagu mõistliku inimesena ja lõpuks viimases hääletusvoorus, kui oli selge, et Julia Lafranc niikuinii ei saa, siis ka meie poliitfraktsioon, konservatiivid ja reformistid koos Euroopa Rahvaparteiga läksid selle kandidaadi taha, selle Portugali juristi taha teda toetama. Seejärel oli meil bürooistung. Büroo on siis poliitgrupi juhtkond ehk delegatsioonide juhid.
võtsime vastu 2 uut liiget meie poliitgruppi, et kui senini oli meil 78 liiget konservatiivide reformistide fraktsioonis ja meil oli ainult 1 liige rohkem, kui on näiteks Renew fraktsioonis ehk liberaalses fraktsioonis, nüüd on meil siis 3 inimest rohkem. Tänu sellele, et 2 Hispaania Europarlamendi liiget võeti vastu meie poliitfraktsiooni. Nii et tere tulemast. Ja tänu sellele on meie olukord muidugi veel natuke turvalisem, et olla suurem fraktsioon kui liberaalid Renews ja suuruselt kokku me oleme praegu 4. ehk kõige suurem on Euroopa Rahvapartei, siis sotsialistid, siis patrioodid, kus on siis Orbani ja Le Peni inimesed ja kohe 4. oleme meie. Nii et kasvame. Nädalavahetusel, kui me räägime ka sellest, siis möödunud nädalavahetusel olin ma Roomas koos erakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga, kui toimus Euroopa konservatiivide reformistide erakonna ehk siis selle üle-euroopalise erakonna korraldatud konverents ja see tehti siis nii-öelda ühes koos Itaalia erakonnaga, Itaalia vennad, Fratelli d'Italia, nende konverentsiga, kus oli meil võimalus siis kohtuda Itaalia peaministri Giorgia Meloniga, kes on veel seni ka selle üle-euroopalise erakonna president. Ta on küll teatanud, et ta astub sellest ametist tagasi jaanuarikuus ja see ka aru saada, et tegelikult ta lubas olla kuni eurovalimisteni selle üle-euroopalise partei perekonna president ja seejärel soovis taanduda ja uueks presidendiks arvatavasti peaks saama endine Poola peaminister, kes oli ka eile näiteks siin Strasbourgis meie poliitfraktsiooni jõuluõhtusöögil, Mateusz Morawiecki, väga asjalik inimene, väga tubli inimene ja kes sai väga hästi hakkama ka peaministrina, et temast peaks siis saama selle poliitilise perekonna uus president. Nii et meil oli väga kasulik ja meeldiv kohtuda siis koos härra Kõlvartiga Giorgia Meloniga, et tõesti arutada tuleviku asju, teha see ühiskoospilt ja näidata, et ilmselgelt Keskerakond jagab väga palju samu väärtusi, mille eest seisavad ka Itaalias peaministripartei inimesed. Ehk eelkõige me ei toeta rohepööret radikaalsel sellisel kujul, me ei toeta illegaalset immigratsiooni, me toetame välispiiride kaitset, me toetame suveräänsust, me ei toeta absoluutselt seda, et Euroopa Liit ehk Euroopa Komisjon saaks veelgi rohkem võimu juurde liikmesriikide arvelt. Nii et need on need seisukohad, mida me jagame ja seetõttu ma usun, et protsess liigub õiges suunas ja heas suunas, mis lähtub eelkõige sellest, et kuidas kaitsta Eesti inimeste huve, iga Eesti inimese huve. Täna olid meil mõned hääletused, suurt seal midagi olulist ei toimunud. Homme hakkan tulema tagasi juba Eesti poole, siis tuleb jõulupaus, nädala videokokkuvõtted jätkuvad loodetavasti uuel aastal. Jaanuari keskel alustab Euroopa Parlament jälle oma tööd ja tegemisi. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat jõuluaega, valgeid jõule ja nautige oma perekondade keskel siis pühi, minge kirikusse jõululaupäeval, sööge head seapraadi ja elame ikkagi lootusega, et küll uus aasta tuleb ehk parem, sest lõppev aasta on ilmselgelt olnud väga raske väga paljudele inimestele ja seda just nimelt Reformierakonna juhitud valitsuse tõttu. Kuid meie töötame 24/7 selle nimel, et see valitsus lõpuks kukuks ja asemele tuleks Eestit armastav valitsus. Ja lõpetuseks võite endale kalendrisse kirja panna, et 30. detsembril kell 18.55 Kanal 2 eetris on traditsiooniline aasta lõpupöördumine, kus siis üritame kokku võtta lõppenud aasta ja vaatame uude aastasse lootusrikkalt. Nii et pange kalendrisse kirja 30. detsember kell 18.55 Kanal 2. Olge tublid ja kui me varem ei kohtu, siis juba Kanal 2 eetri vahendusel.